Tere, mina olen Anneli ja tänaseks teemaks on Vella hooajatrendid ja selle trendi nimeks on kuldse tunni kuma. Miks selline nimi, sellest kohe varsti, aga lisaks vaatame ka uuendusi, uusi värvitoone, mis on meie värvidele lisandunud. Jagan teiega ekraani nagu ikka. Ja siin näha kaks imelist modelli. Üks siis blond, teine tumedamatele juustele ja vaatame ka pärastpoole, kuidas need tulemused on saavutatud, seda siis samm-sammult ja natuke kommentaare sinna juurde. Aga vaatame kõigepealt siis ühe väikese tutvustava video. Kuldse tunni kuma tuleb sellest põnevast lühikesest ajaviivust, kui päike tõuseb või siis natuke enne, kui päike loojub. Siis, kui päike on madalal, ilmub loodusesse ja ümber meie kõigi väga palju erinevaid värvitoone, nii roosakaid, kuldseid, punakaid ja see väike hetk on inspireerinud kindlasti tuhandeid kunstnikke, fotograafe, muusikuid, aga ka juuksureid ja disainereid. Ja kui aasta tagasi oli juuksetrendides ja juukse värvimistes tugevad kontrastid, niinimetatud värviblokid, siis nüüdseks on see asendunud jälle kokku sulavate toonidega, kasutatakse erinevaid toone, aga nad sulatatakse omavahel kokku. Ja neid tehnikaid, kuidas seda teostada, on samuti erinevaid ja neid vaatame ka pisut hiljem. Selle aasta värviks on valitud oranžikas toon, mille nimi on Beach Fuzz. Ja sellega tegeleb agentuur, mis ennustabki ja missugused värvid moodi tulevad ja ennustatakse, et toonid on pigem soojemad, kuldsemad ja oranžikad ja pruunid toonid on tagasi tulemas. Ja näha on siin kaks toredat fotot, kus samuti võib selle kõik eraldi värvidena välja võtta ja miks mitte ka juuksevärvidena kasutada. Siin näha näidised moelavadelt, samuti kuldsed toonid ja ka meigis, ka küünevärvides ja kindlasti ka nahahoolduses ikka loomulik, värske ja pigem sellised soojemad toonid. Selleks, et leida selline personaalne lahendus ka juuksevärvide osas, on vaja kindlasti konsulteerida ja saada teada, missuguse kliendiga meil tegemist on, mida ta ootab, mida ta hindab ja missugune võiks üldse olla tema ootus ühele trendikale juuksevärvile, et kui palju ta on nõus ise sellesse panustama ja kuidas seda peaks siis hiljem värskendama ja uuendama. Sest et üks selline isikupärane ja põnev värvilahendus, see kindlasti ei ole ainult üheetapiline, vaid tuleb kindlasti välja mõelda, kuhu need mingisugused värvi kontrastid, isegi mitte kontrastid, vaid need värvilisad asetada, kas kusagile teiste juuste alla peitu või eraldi välja tuua, valida välja sobivad toonid, neid võib olla kuni 2 kuni 4.
ja kindlasti mõelda, kuidas neid toone omavahel kokku sulatada ja millises rütmis neid juustesse kanda. Ja nüüd vaatame lähemalt siis neid kahte soengut lahendust. Ja kogu selle kollektsiooni loojateks on 4 andekat Bella artisti, 2 härrasmeest Itaaliast ja 2 naisartisti, üks siis Inglismaalt ja teine Põhja-Ameerikast. Ja nemad on seda trendi siis juustesse kandnud ja välja töötanud teenused, mida me saame ka salongides oma klientidele pakkuda. Nii, ja ütlebki siis Giordana, et kui on erinevaid sügavusi, erinevaid varjundeid, siis see teeb juuksed märgatavalt elavamaks, liikuvamaks ja soovitab Brianna, et need toonid, mis kliendile siis juustesse värvida, võiks koos välja valida. Siin on siis see blond lahendus ja siin, kuna juuksed ise juba olid blondid, on kasutatud meie läikevärvi Shinefinity ja tehtud 3 erinevat värvisegu ja näha on siin joonisel ka, missuguses rütmis neid värve on peale kantud, et mitte päris ühtemoodi, aga siis varieeritud salkude kaupa. Ja juurel on siis kõige roosakam, natuke sügavam toon ja otste poole siis juba rütmi vahetatakse otsatooniga ja selline on näha siis ka siin lõpptulemus ja vaatame ka ühte videot, kus on pisut rohkem näha, kuidas see on. Nii, siin veel natuke rohkem. Ja nüüd siin veel üks põnev lahendus tumedamatele lokkisjuustele. Siin on kasutatud Coleston Perfecti uusi toone, see on meie püsivärv ja juure peal on kõige sügavam, kõige tumedam värv, siis keskosa 2 astet heledam ja otsad veelgi 2 astet heledamad. Ja kõige lõpus on kasutatud jälle läikevärvi Shinefinity, et anda juustel terve ja värske välimus. Ja siin näha ka siis samm-sammult kõigepealt juureosa värvimine, siis keskosa, siis toonide kokkuhajutamine ja siis juba juukseotsad. Aga veel kord lühike video.
siin on välja toodud nüüd meie värviuudised ja Coleston Perfect on 505 kõige tumedam, siis 705 ja 905 ja nad kõik on kerge mahakoni alatooniga ja 0 peale kaldkriipsu näitab, et toon ei ole väga intensiivne, ta on pigem loomulik. Ja kui te näete sarnaseid numbreid, aga kõigepealt algab number 0-ga, siis see on Shinefinity, meie läikevärvi tähistus. Ja siin näha siis Shinefinity uued toonid, samuti kuldsed 10, 36 on natuke roosakas kuldne ja 0056 on üks põnev lisatoon, aga siin on selle slaidi peal natuke paremini veel näha, et 0056 on niinimetatud booster või lisatoon, mida me saame teistele toonidele hulka segada, kui me tahame sellist roosakat lisandit saada. Ja kuldsed toonid annavad juustele värskema ja tervema välimuse ja tihti väga poolsetes juustes tume või jahedaid värve kasutades võib juhtuda, et värvitoon mõjub natuke määrdanult, siis kuldsete toonidega me saame seda vältida. Siin on näha Coleston Perfecti uued toonid ja 05, nii nagu juba oli jutuks, et annab sellise kerge mahakoni tooni, samas ta ei ole väga intensiivne ja see sobib väga hästi nii jahedama kui ka soojama nahatooniga inimestele. Ja toonid tuleb omavahel kenasti kokku sulatada, kui neid on mitu ja siin mõned toredad ideed, et kuidas siis seda paigutada juustesse. Ja alati tuleb aluseks võtta see, millised on inimese juuksed, milline on tema lõikus, soeng ja siis juba mõelda, et kas tahate värvida üle kogu pea kõiki juukseid või ainult mingisugust detaili värskenduseks juurde panna. Ja kindlasti siis ikka konsultatsioon on kõige alus, tuleb leida just need toonid, mis kliendile meeldivad ja et te tunnetate, saate aru, millise inimesega on tegemist. Ja siin on mõned toonid, mis omavahel kenasti kokku sobivad heledast tumedamaks ja vot niimoodi võibki nende toonide valimisel siis pisut mängida, et koos kliendiga arutada. Või siis on näha siin kõrval, et kui juureosa on tumedam, keskosa on pisut heledam ja otsad siis kõige heledamad, siis nad kenasti omavahel sulanduvad ja annavad ka väga sellise loomuliku lõpptulemuse. Ja näha veel kord siis need taeva ja mere vaade, et kuidas võib siis sellest inspiratsiooni saada ja neid värve leida, mis on loodusele omased ja seda rütmi siis kas vasakul pool saab siis tumedast heledamaks liikuda või siis hoopis kõigepealt tumedamast heledamaks ja uuesti tumedama suunas. Ja hajutamine, seda saab teha siis kas pintsliga või siis teete seda kammiga või hoopis sõrmedega ja kui on pikemad juuksed ja ma ise pigem kasutan seda sõrmedega hajutamise varianti, sest see annab mulle kindluse, et toon saab kindlasti ühtlane ja ilusti segunenud. Nii ja siin veel kord siis need osalised võimalused, kuidas värvida, kas siis hoopis peita teiste juuste alla mingisugune salgukene või siis näiteks ka tukaosa. Ja ideed veel, kui on üle kogu pea värvimine, siis kuidas see võiks välja näha või siis kui on värvide rütmi muudetud, siis baasisoengus näeb see päris põnev välja, just kui päike paistaks just sinna keskossa juustesse. Ja sellise natuke nõudlikuma värvitehnika järel on oluline muidugi neid juukseid ka hooldada ja
kindlasti peaks kliendile soovitama, rääkima, missugune oleks talle kõige sobivam variant, millega ta saab kodus seda tulemust ka paremini säilitada ja võib-olla mõelda ka natuke pikemalt ette, missuguse rütmiga peaks klient tulema tagasi, et oma tulemust siis kas vahepeal värskendada ja millal on vaja seda siis tõenäoliselt uuesti uuendada. Siin veel näha fotograafidelt, millised erinevad põnevad värvid ilmuvad loodusesse, kui pildistada just sellel kuldsel tunnil ja erinevad linnade ja maastiku vaated, mis kindlasti võiksid anda meile inspiratsiooni ka igapäevases töös. Siit näha mõned näidised internetist ja siin on ka juba välja toodud palju erinevaid lahendusi, retsepte ja iga kliendile leitud täpselt see, mis ilmselt sobib nii talle ja mida siis juuksur on tema juuste põhjal loonud. Kui te soovite veel rohkem informatsiooni nende uute trendide kohta, meie uudiste kohta, siis olete muidugi oodatud meie stuudiosse ja võtke meiega ühendust, kas siis oma müügiesindaja kaudu või siis juba otse meile kirjutades. Aga head katsetamist, olge loomingulised ja olge rõõmsad.